vaja siis vikeldada nii, et viklijoon kulgeks alt paremalt üles vasakule. Siis võtteid selleks on mitu, aga näitan sellist võtet, mis sobib just sellel juhtumil, kui silmused on hästi tihedalt ümber varda ja tavapäraselt vikeldamine oleks võib-olla tülikas. Ja alustame siis siit parempidise koega ja koome kuni vikli silmuseni parempidi. Nii nüüd mul jätkub see koht, kus ma peaksin ära vahetama siis vikli silmuse ja temale järgneva silmuse. Ja alustan tööd nii, nagu ma tahaksin üle tõstmisega need kaks silmust kokku kududa. Ehk siis tõstame parempidise töövõttega esimese silmuse vasakult vardalt paremale. Seejärel koome ühe silmuse parempidi. Ja nüüd vasaku vardaga nagu hakkaksin tõstma seda silmust üle, aga ma ei tõsta teda, vaid ma lihtsalt panen selle varda siia sisse. Nüüd ettevaatlikult tõmban parema varda kahest silmusest välja ja püüan kinni siit tagantpoolt selle tagumise silmuse. Kuna see tagumine silmus on äsja kootud, siis ei ole ohtu, et see hargnema hakkaks. Ja nüüd on mu silmused seda pidi, et ma selle vikli silmuse saan kududa siit silmuse tagumisest poolest. Ja mul ongi siis vasakule minev vikkel. Teen siia vahele mõned parempidised silmused. Ja nüüd uuesti viklit tehes. Alustan siis nii, et parema vardaga tõstame kudumata üle vikli silmuse ja teise silmuse koome parempidi. Nüüd pistan vasaku varda sellest üle tõstetud silmusest sisse ja samal ajal tõmban parema varda mõlemast vikeldamise silmusest välja ja haaran siit tagantpoolt teise silmuse. Nüüd vikli silmused koon parempidi läbi mitte siit eest, vaid just tagumisest poolest, nii nagu ta siin ees on. Selline vikeldamise moodus sobib ka Ruhnu esemetel, kus on vaja vikeldada eelmise rea õhk silmust. Rahvuslikel esemetel on siis vikeldatud alati ringselt ja seetõttu ei ole nii-öelda tagasiridu.